Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere, kallid vaatajad. Üle pika aja on meil nüüd uus saatejuht ehk mina. Ja tervitan teid täna siin, et minu kaassaatejuht on küll Ahto ja meil on täna ka külaline Üllar. Ja miks me kutsusime Üllari? Sellepärast, et meil oli hästi populaarne saade Hispaania kinnisvarast. Aga maailmas on veel maid ja Üllar teab tarbija vaatest või kasutaja vaatest Saksamaa asju, nii et katsume täna Üllariga siis aru saada, et kui tahad Saksamaale emigreeruda, siis Üllar võib-olla oskab aidata, et oleks lihtsam ja sujuva. Nii, aga võib-olla Üllar räägid kendest, et miks sa tead Saksamaa? Kelle poeg sina oled? Mina olen oma isa poeg. Aga Miks ma Saksamaal olen, on see, et nüüd, kui ütleme, need koroonapiirangud maha läksid, avanesid piirid, siis mul oli nagu täiesti mõte, et ma tahaks seda ilma näha veel. Ega Eestist Saksamaale läinud. Väga hästi räägid eesti keelt. Teeme eestikeelse saate ikkagi, et ühesõnaga, sa oled päris pikalt juba seal Saksamaal toimetanud. Kaua sa oled seal? No mõned head aastad. Et ütleme nii, et tööstaaž juba koguneb. Aga miks sa Eestis sinna läksid? Kas sa läksid head elu otsima või lihtsalt juhtus nii või? Kutsuti. Otse olid tutvused ees, kes pakkusid nagu täiesti mõistliku töökoha ja täiesti mõistlikel tingimustel. Ja ütleme, see Eesti elu hakkas natukene kitsaks jääma enda jaoks, et ei tundunud enam huvita ja tahaks seda nagu ilma näha. Ja see Saksamaa on mind alati kutsunud, et seal on nagu need maastikud ja lossid ja kõik asjad, et tahaks ikka minna ja vaadata. Ma vaatasin, praegu on rohkem kui 10 kraadi soojem seal ka, hektaprail. See juba määrab mõndagi. No seal on mugavam tõesti. Kui suur miinus seal üldse tulla võib? Kõige suurem miinus, mis ma eelmine talvi nägin, oli vist -9. Okay. Ja see oli ainult üks öö. Saksamaal on suusamäed ka, seal on veel külmem vahepeal, aga maa peal, eks ju. Ja, ta on ju kõrgemal ja ta on mägede piirkonnas ja seal kindlasti ta püsib stabiilselt siukse -10 peal nagu Eestimaa talv. Aga hästi, et kui nüüd meie selle nagu saate mõte on anda siuke väike juhend või instruktsioon inimesele, kes siis mõtleb, et mitte ei lähe turistina Saksamaale, vaid läheb sinna elama, et see on ju nagu öö ja päev, kas ma olen õigesti aru saanud? Kindlasti. Kui sa lähed sinna nagu elama, siis sul on vaja üldiselt omale vormistada kõik võimalikud dokumendid täiesti legaalsed ja sul on vaja saavutada see tulemus, et sul on näiteks töötamise puhul ka kohalik pangaarve ja kohaliku pangaarve jaoks on sul vaja igal juhul saada ka elukoht ja sissekirjutus. Vahet pole, kas see on suurlinn või väikeküla. Kohalikus Raekojas pead sa saama selle pitseri omale paberile, et sul on sissekirjutus. Oota nüüd, pangaarve jaoks on sul vaja sissekirjutus ja sissekirjutuse jaoks on pangaarvet vaja, kas nii või? Sissekirjutuse jaoks ütleme nii, et sakslane on selline hästi konservatiivne inimene ja ta päris inimest tänava pealt ei võta. Neil on küll kuulutusi palju väljas, aga nad ei võta inimest tänavalt. Ja nende jaoks on oluline see, et sa näitaksid, et sul oleks nagu kas mingi legaalne töökoht või siis nagu praegusel ajal moodne on, et on pagulase paberid, aga eestlane seda ei saa. Aga kus sa siis elama selles mõttes, et töökoht? Kõigepealt sa pead ju kuskil, ma ei tea, elama natukene tööle minna, aga nüüd ikkagi nagu selline väga keeruline, et kui, aga ma saan aru, et kui paberid on korras, siis juba saad endale üürida midagi posti. Ja. Okei, aga kui keeruline see ikkagi nagu selles mõttes on, et hästi, et need kõik dokumendid, mis on päris keeruline, saad korda, aga nüüd, kui sa tahad nagu leida, et kas me räägime Saksamaalt kuidagi mingis kitsamas mõttes, see on vist hästi suur maa, eks ju? See on väga suur, seal on väga palju liidumaid ja mingil määral seadused erinevatel liidumaadel õhkõrnalt erinevad ka, et nad ei ole päris üks ühele. Iga liidumaa võib kehtestada omi seadusi mingis ulatuses erinevaid, aga põhiprintsiip seisneb selles, et sul oleks riigiametid tahavad teada, kus sa elad, kus sind leida või. Selle jaoks on sul sissekirjutust vaja. Mina mõtlesin, et vaata, meie oleme eurooplased, eks ole. Ja, sina ka ja Saksamaa on ka Euroopa. Mina tulin Euroopast, Eestist, lähen jalakuukse lahti Baieri linnavalitsuses.
aga nii ei olemas. Ei ole see. See minu esimene elukoht läks sellise meetodiga, et läbi tutvuste ja selle maja omanik, kes oli nõus mind võtma enda juurde elama ja sissekirjutuse tegema, võttis mind näppu, kahekesi läksime linnavalitsusse ehk siis selle kohaliku linna raekotta, seal on linnavalitsuse osakond, seal siis tema kirjutas allkirja, et on nõus selle ja selle inimese enda juurde elama võtma ja sissekirjutusega tegema. Ja siis mina kirjutasin oma allkirja, linnavalitsuse kodanik kirjutas oma allkirja, löödi mind tempel alla ja oligi olemas. Me räägime, et kui lähed kuhugi elama, aga kui võtame nüüd sinna poole teema, et kui tahaks näiteks investeerida sinna, kuidas ostmine käib? Võt seda ma ei tea, sellepärast, et mina ei ole nii kaugel ennast mõelnud. Ma olen küll vaadanud neid kinnisvara hindasid seal erinevaid ja erinevaid pakkumisi, aga ma ei ole selle juriidika poolega nii kursis, kuidas ma välismaalasena saan Saksamaal näiteks endale osta. Ma tean, et on ostetud küll ja küll, aga kuidas see täpselt käib, seda ma ei oska teile praegu öelda. Aga selles mõttes, et hästi, et ikkagi ma saan aru, et see algus on ikkagi maru keeruline, sellepärast mina saan küll nii aru, et kui sul, okei, sul on töökoht olemas, aga kodu pole. Lähed esimene päev, saabusin Saksamaale, olen hotellis, hotell on ikka kallis. Kindlasti, aga seal on sellised hosteli tüüpi elamised ka, kus on, ütleme, et on maja peal mingi hästi palju tubasid, ühine WC, ühine dušš, ja sa saad seal hostelis ütleme näiteks ala 30 € öö, saad elada mingisuguse esimese perioodi. Täiesti võimalik. Mul üks tuttav elab seal niimoodi hetkel. Oled elanud oma elu ära, tuleb Eestis, tuleb hirmus suur majanduskriis. Yeah. Ma olen ikkagi 50-ndates juba. Ma ei taha hostelis elada ju. Mis see järgmine versioon on? Järgmine versioon, et võtad sakslaste enda kuldse börsilaadse veebilehe lahti, mille nimi on siis eBay Kleinanzeigen. Lihtsasti meem. Jaa. Kas lõpus on kaldkriips, .de. Okei, see osa. Teeme küll. Oota, liive. Ta ei ole. Heine Kleinen. Ei, saksa keeles isegi. Tead, kui keeruline on saksa keeles kinnisvara. Sa tead, kuidas see on? Ei tea. See ütle. See on niukene sõna, sa ei oska üldse öelda mingi... sa mõtled, et see on autopood, kus ütled kinnisvara, on ju? Immobiilen või? Mis on kinnisvara? Umbes sinna pool. Mingi selline sõna, eks ju? Hästi keeruline. Aga lihtsamalt öeldes, kuidas on elasvarapaakler? Ühesõnaga, kui sa tahad võtta omale mingit korterit elamiseks, siis sul võtad selle saksa eBay Kleinanzeigen.de lahti ja siis võtad sealt Wohnung zu Vermietung ehk siis korter üürimiseks, võtad selle lahti ja siis oma regiooni, oma selle linna saad sa sinna sisestada, seal on ju võimalik panna kuni 30 kilomeetrit, kuni 50 kilomeetrit raadius ja siis hakkad vaatama, mis nad sulle pakuvad. Ja siis tuleb hakata, sa pead muidugi suutma omaniku telefoninumbri saada, sest ega neid seal kirjas ei ole, sa pead suutma suhelda ja sinna võib ka takistus tekkida kohe sellega, et kui sul pole saksamaine nimi, ta ei vastagi sulle, ta ei kirjutagi sulle. Okei, ühesõnaga, ma saan aru, et seal selle kinnisvara põhimõtteliselt see Nibelungide laul.de, eks ole, Nibel Vogel on ju, see, eks ju, kas seal on veel niisugused, kas see on see põhiline koht, kus otsida, et Eestis näiteks on 3 portaali, Ameerikas on võib-olla 5, et kuidas Saksamaal tulla? Ühest kohast otsid või mitmest? Kindlasti on veel erinevaid portaale, aga see suur portaal on üks peamisi, kus üldse suurem osa kuulutusi liigub. Seal müüakse pesumasinast kuni autodeni ja milleni iganes välja. Ja alati on võimalus muidugi kohaliku linna mingisugusesse kinnisvara büroosse minna, aga kahtlemata seal läheb selle büroo lisatasud kõik võimalikud juurde sellele, kui ta otsib sulle mingi elamise. Samas, see on võib-olla rohkem kindla peale väljaminek. Ehk siis ütle korra veel, et jätta viimast korda see on küll. Ei ütle, ütle uuesti veel see eBay Kleinanzeigen.de Guugeldage. Et kell saab tagasi kerida meie saadet, et olge mureta ja siis et ühesõnaga selle kuldse börsilaadse huvitava nimega ajakirjast saab leida põhimõtteliselt otse omanikult kuulutusi. Jah, aga sa pead tegema ennast sinna kasutajaks. Jälle igaüks ei saa? Üldiselt saab. Mul on Eesti tuttavad, kellele ma sealt mõningaid huvitavaid asju toon teinekord
hobialaseid asju, siis nemad on suutnud teha Eesti pinnal olles, Eesti IP aadressidega on suutnud teha isegi ennast sinna kasutajaks ilusasti ja see töötab ja noh, nad saadavad kirjaid sakslase, sakslane kirjutab vastu, eks nad omavahel tõlgivad, ütleme, eestlane tõlgib mingisuguse programmiga endale saksa keele ette, sest ega saksa kirjakeelt väga paljud ei oska, noh, suurem enamus ei oska. Ja siis ongi noh, nagu see, et kuidagi see sujub ära ja siis nad kirjutavad, kui talle antakse telefoninumber, siis saab igasuguseid järgmisi asju teha, aga telefoninumbrid seal kuulutustes kunagi otse ei ole, et seda sa ei saa niisama. Kuidas sa saad siis? Sul ei ole kuulutusnumbrit ma suhelda. Kuidas? Ei no okei. Seal on kuulutus herr Rainer Olbo. Mis sul seal all kirjas on? Kirjuta inimesele. Kuhu? Seal on vajutud nopukese ja see ümbrikumärk. Et seal tuleb nagu saada sõnum. Okei, see portaalil on what's your number. Ja tema valib sulle, kas ta vastab sulle või vasta. On olnud probleeme, et kui on Eesti inimene, kellel on väga kummaline, ütleme siuke perekonna nimi, mis võib-olla natukene on Balkani moodi või niimoodi, siis näiteks Kalda. Kas või. Ja talle ei vastata, sellepärast, et ega nii palju, kui mina nendega olen suhelnud, siis neil on ka väga palju pettuse erinevates võtmetes olnud, et nad väga valivad. Nad on väga palju nagu saanud selle korra nagu kahju. Ja nad väga valivad. Minul oleks kasulik eesime, ma võin jätta Rainer, eks ole, aga Olgot pole, ma pigem paneme sinna mingi Rainer Struber, Rainer Schröder ja Rainer, kui sujus Rainer, nimi on Saksamaal ole. Rainer, kõik teavad Rainer. Okei, hästi, nüüd sa kuidagi said lõpuks ta kätte ja lähed oma eestlase välimusega, eestlase mõtetega, siis lepid kokku, et ma tulen ikka vaatama. Või ta enne küsib su käest 100 asja, enne kui üldse ligi saad või kuidas see käib? Üldiselt vaatama nad kutsuvad. Ja siis ütlevad mine ära või kuidas see siis? Nende taktika on selline, et kui neile inimene tundub antipaatne või kuidagi kahtlane või midagi neile sobi, siis nad esimese asjana ütlevad seda, et mul tuleb veel 3-4 inimest vaatama, et noh, et ma siis pärast vaatan, et kes ja mis. Ta ütleb sulle suht viisakalt niimoodi ära, et ära looda midagi, võib-olla. Et nihverdab ära, tegelikult ütles ei, aga oskab niimoodi. Täpselt. Okay. Aga otse ei, nad on nagu siis nagu Aasia inimesed, et otse ei ütle ikkagi, et nad nagu viisakalt ütlevad ja, aga tegelikult ei. No küsimus on selles välja lubamises, et kui ta mingit kaupa müüb ja sa oled kohale tulnud ja ta tahab selle kauba eest raha saada, siis ta sulle ei ütle. Siis on see, et andke raha ja kaup vahetab omanik, on kõik. Aga kui ta peab nagu mõtlema pikemas perspektiivis, et keegi tuleb tema majja elama ja nii edasi, siis tal on õigus selleks reservatsiooniks, et võib-olla. Nii, okei, aga nüüd said ka sellest kadalipust läbi, et nüüd ütles, et sa said minu hotlisti. Ja. Mis nüüd edasi saab? Siis selgub, et sul pole seda tööluba ja jälle kõik. Üldiselt nad väga ei küsi, aga mul on mõned tuttavad, kes seal elavad, on öelnud seda, et on teinekord küsitud, et mis sa siin Saksamaal teed, kus sa töötad, kas sul on need ja need dokumendid korras ja nendes on küsitud. Ja noh, inimene, kes töötas ühe väga suure firma nagu laboris keemikuna, siis tema ütles niimoodi, et noh, tema näitas ette, ma töötan seal ja selles ettevõttes, selle tehnikuna. Jah, sobib. Mindi raekotta kõik, sest et see töökoht ise määras ilmselt väga selle ära, et teda usaldati kohe, et kui sa oled juba nii viisaka juba ameti peal, siis sa ei ole mingisugune selline inimene, keda ta ei taha enda juurde. Ma ei taha nüüd neid kuulajaid meil siin valetama õpetada, aga mina ütleks, et lugupeetud sakslane, mina töötan Bayeris mehaanikvabriik BMW-s, osakonna juhatajana. Kas teil on seda kuskilt, kas see valetamine läheb läbi? 50-60 võib-olla läheb, võib-olla ei lähe, et nendele väga suurtel firmadel on kõik võimalikes tehastes on ka veebilehtedel need nimed väga avalikud, et ei pruugi läbi minna. Okei. Aga guugeldades kätte. Et ühesõnaga ta ikkagi nagu tõenäoliselt näeb vaeva, eks ju. Aga küll, ma arvan küll. Siis sa oled kodus, eks ju. Aga nüüd peaks mõtlema, et mis see nagu maksab, et prooviks võrrelda, ma mõtlen mingisugust Eesti linna, millest meie aru saame, näiteks Tartut, et kas on mingisugune Tartu suurune või sarnane linn, mida me võiksime võrrelda. Baier on palju suurem, eks ju. Mingi siuke... Mina elan Würzburgis ja Würzburgiga on... Palju see elanik on? 130,000. Oli. Ja Tartu nii palju Würzburg. Teil on muideks ka ülikooli linn samamoodi.
nagu Tartu. Ja see määrab nüüd selle ringi. Kas seal ööklubi on? Noorte ööklubi on, mängitakse hip-hopi, aga varem oli selline viisakam täiskasvanute klubi, kus oli panemat muusikat ja 90 muusikat ja asja, aga koroonaga läks see muidugi pankrotti. No seal on Saksa slaagrid, ma arvan. Slaagripeod on neil eraldi ja külades ja asjades nagu suveperioodil ja on ka siis suveperioodil on lahti sellised asjad, mille nimi on õlleaed, biirgarten, kus saab süüa juua ja mõnikord korraldatakse seal siis ka neid slaagriõhtuid. Mul läks nüüd jälle teema huvitav. Ja usun küll, et aga on nii ilusti, sa kuulad ilus koht. Nii tore. Oota, aga 100 000, siis ta põhimõtteliselt sama, et mõtleme nüüd, tahaks kuidagi neid üürihindu nagu, et kui sa lähed nüüd, ma saan aru, et palgad on Saksamaal veidi ikkagi vist kõrgemad, eks ole. Natukene, aga toit on Lidlis odavam. Lidlis on ta tõesti odav. Kui siid? Saksamaal on aus konkurents selles mõttes, et seal on need tuntud ketid, on Kaufland, Lidl, Aldi, Norma ja nii edasi. Et kuna neil on siis suht aus konkurents, siis tahes tahtmata, see on nendes poodides on soodsate asjade valik on väga suur ja väga võrdsete hindadega, suhteliselt soodne ikkagi, mõned asjad on täiesti Eesti hindadest odavamad. Aga nüüd, kui sa tahad midagi eksklusiivsemat ja kallimat ja viisakamat, siis seda sa saad mõne asja sellistest parematest osakondadest saad osta küll, aga see on siis nagu juba julgelt topelt hinnaga. No aga ma ei taha. Et ühesõnaga, lähme selle üüriteemaga edasi, eks, et võtame, mis see Tartus on, ütleme sükene siis selle Würzburgi kesklinna, ma ei tea, mida me kahetoalise korteri teadmine on meil. Et mis sükene kahetoaline, sükene, ma ei tea, mis seal üldse valida on, millega võrrelda. Toomegi näide kuskil Würzburgi kahetoalise korteri mingist tasemest ja hinnast siis nagu või? Ma olen vaadanud seda küll, sellepärast, et vahepeal korraks oli vajadus omale ka natukene värskemat elamist otsida ja siis ma tutvusin nende hindadega. Loomulikult on ta küllaltki kulukas selles mõttes, et kuna tegemist on ülikoolilinnaga, siis see tudengite üürisoov määrab ka selle sama asja. Nagu siin, me ei ka kannatame tudengite all ja samas võidame sellest. Ja seal on niimoodi, et kahetoaline korter kõigi mugavustega on kuskil üle 1000 euro kuus, 1000 kuni 1300 eurot kuus, sõltuvalt piirkonnast. Ja veel määrab lisahinna, määrab juurde, milline on sinu parkimiskoht, kas on otsa veel? Et see ta ei lähe eraldi otsa, vaid et see määrab nagu selle hinnatase, et see võib olla vabalt nii, et kui sul on hoopis parkimine, siis see sama kõrvalmajas ei ole parkimist, aga selles majas on 2, ütleme seda üürikuulutust, aga üks on 100 euri kallim, sellepärast, et sa saad auto parkida hoovi. Aga mõtlen see kahetoaline 1000 euroga, mõtleme, mis meil, milline, ütleme, see on niisugune 2 tuba, köök ja niisugune värvitud, ilus, viisakas tänapäeval. Viisakad, nad sellist, ütleme, Hruštšovka tüüpi korterid meil siin nagu keegi üüri, et neid ei ole ka, nad on kõik korda tehtud üldiselt. Hruštšovkasid või Ida-Saksamaa üles ka Hruštšov on teinud. Ma seas, et Hruštšov oli ju, teate selle, kus see tuli või? Vaata targutada, mis ju... Hruštšov ütles, et kõigile tuleb teha kodu ja siis Hruštšovkas on hästi väike köök, teate miks? Nii. Hästi oluline teadmine, sest et kõik nõukogude inimesed käivad söötas. Köögis. Et see on põhjus, aga ühesõnaga see kahetoaline 1000 eurone on niisugune nagu viisakas, niisugune kober. Ei, see euro ei ole. Ta on lihtsalt viisaka remondiga ära tehtud, ütleme nii, et sul ei ole, et põrandad oleksid kõverad või aknad ei sõlgu või... Kas seal on nagu meie tudengitel, et põhimõtteliselt ikkagi ahjud, liidid, kõik asjad on sees ja pesumasinad ja... Kütte peal tänapäeval või gaasi kütte peal. Et seal ahjumajandus on üldiselt suhteliselt taunitud teema. A mööbel? Mööbel kuidas keegi. Tudengid toovad ise oma uue mööbli, ütleme, mõni inimene tahab saada mööbleeritud korterist, ta lihtsalt läheb vaatab, kas on neid integreeritud kõik lahendused olemas ja siis ta võtab selle. Kord on kallid. Aga mis sellega nüüd üks eripära on? Eripära on see, sulle ei lisandu kommunaale. Ehk siis neil on nagu selline, kinnisvaraturul on see lahendus, et sul on, ütleme, fixed price, sa tead, mida sa iga kuu maksad ja et inimese jaoks on kindel, et ta maksab iga kuu ühe summa. Ta on sellega arvestanud. Kas seal on elekter ka sees? Jaa. Aga tahaksin kaevandada võib-olla krüptoraha? No siis sul tekib omanikuga kohe probleeme, sest ega ta saab aru, ta võtab panad need arved, et mul varasemalt siin elas 2 inimest kahetoalisest korteris, kulu oli selline, aga sul on nüüd järsku siuke kulu, nagu sul elaks siin terve liini bussitäis inimesi, et nii ei lähe.
et ma siin väikse vahe, võid reklaami võid teha või? Et mul on pakkuda tuttaval, nüüd see on küll teine riik, korter Gruusias, elektri hinna sees ja väidetavalt saab teha kaevanduse. Ei tea, kas on tõsi, aga lähme edasi. Et veerduge eraldi. Et jah, seal on ikkagi see mõistlikkuse printsiip on paigas, et kui sul hakkavad need igasugused kommunaalarved hakkavad nagu lendama 3-kordseks võrreldes sellega, nagu varasemalt inimesel oli, siis ta tuleb sulle, ütleb, et kuule mees, eelmine kuu sul oli arve selline, aga näe, varasemalt inimesed elasid siin, oli arve, oli selline normaalne, et mida sa teed? Ja siis tekib probleemid. Aga see on meil ka nii, mul oli ka, ma rääkisin sulle. Ja üks üürnik, kes hakkaski kaevama seal ja läks oligi see põhjus, et elektriarve läks hästi suureks, sest ta hakkas tegema, sama ma ütlesin, et kas hakkad vett ka aknast müüma kõigile kodele, et siis me kuidagi saime selle korda. Aga okei, et see on kõik kommunaal on hinna sees, ma mõtlengi, et kui pikad need, sa teed, kui pikk see leping nagu siis on või kui sa lähed nüüd teed lepingu, kui pikaks nad tehakse, et see kommunaal on ju päris oluline Saksamaal. Selles mõttes seal natukene on riigi asjad on, nagu mina aru sain, on natukene paremad, et seda sissekirjutust ja üürilepingut annab lõpetada natuke lihtsamalt kui Eestis. Nagu mina aru sain. Et kui ikkagi inimesega on probleeme, siis teda välja kirjutada on sealt palju lihtsam. Ja ütleme, lepinguid saab ju sõltuvalt omanikuga nii palju kui tahad, aastateks, aga tavaliselt nad teevad, nagu mina aru sain, aasta jaoks teevad selle lepingu, aasta pärast peaksid uuendama. Kui ta suga rahul on, ta uuendab hea meelega. Vaata, kus Saksamaal ju gaasihinnad kerkisid, kui toru patki läks, siis üürileandja pani, see toru, mis Saksamaale tõi gaasi Venemaal. Ja siis elektrit neil ka ei ole, sest tuumajaamad panid nad ju kinni. Neil oli kuskil poole aasta lõikes olevat olnud tõus umbes kuskil igale arvele sott otsa või 200 euro otsa. Igale arvele. Sellele, ütleme, lepingutele, mis uued lepingud välja kirjutati, uued lepingud olid 100–200 eurot kallimad kohe siis peale seda. Okei. Aga vanad siis kaotasid? Nagu selles mõttes? No kellel oli aastaks ette tehtud, see oli kõik hästi, kellel pärast siis oli natukene keerulisem ja 6. siis oli ja kellel oli 5 aasta leping, sellel oli kõik väga hea. No, aga siis ei ole, ütleme, siis ta on ikkagi niimoodi nii 30% kallim, et seal soojem on ka, eks ole, et 2+. No ei ole, et suvel on vähem, talvel on rohkem, et kõik on kogu aeg. Ütleme, et võib-olla ma võtan seda korterit selles mõõtmes, et see on selline lihtne korter, et kui nüüd meil võtta seda, nagu sina rääkisid, et hästi viisakas, täis euro, kõik selline väga viisakas, sealt lähevad ilmselt hinnad kuskil 1500 ülessegi veel. No ikka jälle seesama, see 30% vahe tuleb enam. Ja. No aga, ma pean selle küsima, ma ei tea, kas me tohime. Ikka tohime. Ükskord ma küsisin ühe prantslase käest, et nad kolisid Eestist ära Prantsusmaale ja siis ta rääkis, mis seal kõik hästi on ja küsisin, kas Eestis ka midagi paremat on ja tema kahjuks vastas nii, et vaatas otsa mulle ütles, et kahjuks mitte. Et kui sa nüüd peaksid ütlema, et ära sinna Würzburgi küll tule, et Eestis on palju parem, et kas sul on midagi öelda või pigem nagu mitte? Ei, ma ütlen seda, et igal inimesel tasuks üks kord kuskil elada kaugemal oma kodumaalt, et natukene näha seda maailma pilti, mis mujal toimub ja kuidas toimub ja millest nagu ühe poole meedia räägib, teise poole meedia räägib ja kuidas inimesed üldse mujal elavad, kuidas nad käituvad, kuidas nad suhtlevad ja tasub vaadata sellist asja. Igal juhul tasub kuskile minna ka oma elus üks kord välismaale elama. Hästi, aga siis sakslane kui üürileandja. See inimene, kuidas, ma ei tea, ma saan aru, et sa kõik üürileandjad ei tea, eks ju. Aga kui sa võtad nagu eestlane kui üürileandja, neid on nagu nii-öelda laias laastus päris mitut sorti, aga on sellised, kes käivad ja tüütavad kogu aeg sind ja on sellised, kes lasevad sul rahus elada, kui sa maksad. Kuidas seal pigem on? Mina ütleks niimoodi, et nii palju, kui ma kuulnud olen, selline teise inimese tüütamine ja peale surumine päris sakslasel ei ole nagu moes. Ta ei taha siukest asja. Nad teevad sellisel juhul, kui temale midagi ei sobi sinu juures. Ta paneb sulle kirja postkasti, nüüd on nii või nüüd on nii. Ja sinu asi on vastavalt sellele käituda. Aga see, et keegi tuleks sulle sinna seda ei ole. Ei, sellist ei ole. No see on hea, siis saad nad ikkagi nagu eestlased. Kultuurselad. On eestlane ei julge kirjutada ka. Eestlased üldse midagi kogub ja siis plahvatab. Ei kirjutab sinna Facebooki seinale, et näete, see inimene tegi märgatud seal ja märgatud seal.
see on nagu pätt ja siis, aga oota, aga nüüd, kui me saime sisse, kas me peame selle mul on veel hoopis teine valdkond, mis me peaksime küsima ka, et kas sa maakleritest ka midagi tead? Ei, õnneks ei ole kokku puutunud, ma olen alati kuidagi väga otse saanud. Aga isegi kui sa isegi ütlesid, et seal on, et seal on üldse igast tasud, sa tegelikult ei tea, kuidas see käib või sa oled sellega natuke kursis? No maakleri tasumist ikka. Nagu võtame samamoodi, et kui Eesti, siis vähemalt 30-40% kallim on see tasu neil seal. Vähemalt. Aga ikkagi 1 kuu ette ja tagatis ja täpselt samamoodi nagu Jah, sellised asjad käivad. Mõnikord küsitakse ka 3 kuu tagatis ette. No, okei. Mõistlik. Rohkem ma ei ole kuulnud. Tööalaselt ma puutun nii paljude inimestega kokku, et me ikkagi suhtleme, et millises Saksamaa otsas, millises teises Saksamaa otsas, kes kus elab ja mis tingimustel, et mind nagu huvitab, sellepärast mina olen Baieri nagu ülemises otsas, aga näiteks ma olen käinud mitmeid kordi Schwarzwaldis ja Schwarzwald on nagu väga ilus koht, kus võiks elada tegelikkuses. Aga kas näiteks äripinna üürimine toimub samamoodi või kui tahad näiteks endale mingit garaaži või mingit poekest? Jah, sama põhimõttel, et kas sa otsid selle avaliku kuulutuse üles või siis, ütleme äripindadel ma olen näinud väga palju, kus on, mingi väike poek, umbes nagu meil siin vanasti mööblipoed, seisab keset küla, akende peal on suured kirjad, Sufermietung, ehk siis välja üürida. Ja on olemas. Müüa nad väga tihti eriti ei taha, kõik tahavadki seda renditulu pealt vaikselt tiksuda, selline fondid. Neile nagu ei meeldi see müümine, sellepärast, et nad ei oska selle rahaga midagi peale hakata või mis aga vana rasv on nii suur. No nad on harjunud sellega, et renditulu pealt elada ja kes on ikkagi omale kinnisvara kätte saanud, see tahab selle renditulu pealt rõõmsasti edasi elada. Mina tean Eestis ka mõningaid selliseid, kes kunagi ei müü, ainult ostavad. Aga meil on ikkagi nagu seda, et ostan ja müün ära ka veel. Ja ma mõtlen, et me ühel hetkel ju, me oleme natukene ikkagi sarnasemad sakslastega võib-olla kui ameeriklastega, ma ei tea, et me tõenäoliselt liigume sinna suunas või kuidas see tundub, kas ühel hetkel on Eesti nagu Saksaga sarnasem? Kuidas see on nagu sealt vaadates? Me tuleme ju tegelikkuses mitmese aastases Saksa võimu alt ja kui nii võtta, nii palju kui mina olen aru saanud, kuskil vähemalt 600 erinevat eestikeelset sõna on tuletatud nii või teisiti saksa keelest. Ja meil on ilmselt seda saksa geeni on siin niivõrd palju sees ja meil on ka ütleme, sellist kultuurilist osa on niivõrd palju sees, et me oleme kindlasti sakslasele märksa rohkem sarnased kui ükskõik mis teised Euroopa rahvad siin võtta. Austerlane oligi vanasti üks uus. Saag aru, mis see austerlane räägib saksa keelt? Neil on väga põnev aktsent, et nad on, mõni räägib väga puhtalt saksa keelt ja mõni räägib sellise omapärase aktsendiga, et teinekord peab paar korda kuulama selleks, et natuke aru saada ja mõnikord peab üle küsima, et vabandage. See on see international language ja mida rohkem, kui on see Oktoberfest seal kuskil, siis 3 tundi oled ära olnud, siis on kõik üks keelkond, eks ju. Siis läheb sellele mimika ja kätega vestlemisele üle ja siis nagu suva. Aga sakslased on, ütleme siis, kui võtta seda keelt, mille üle tehakse palju nalja, on see, et saksa keel on selline, eesti keeles võtad ilusasti, ma armastan sind, aga saksa, liibe, eks ju. Et kas see nagu inimestega suheldes on ka nagu jõuline või pigem ei ole tulek alla? Ei ole. Need on ikkagi naljad, mida tehakse, et Saksas on näiteks raadio Bayer 3, mis seal, kui inimesed räägivad, seda on puhaks lust kuulata, see saksa keel voolab seal ilusasti, nad räägivad, hääldavad selgelt välja, ta on kõik selline meeldiv ja nii edasi, et see, kus tehakse ka haukavad saksa keelt, see on ikkagi ju huumornurk alati. See ei ole normaalne. See pole üldse tõsi või? See ei ole tõsi. Sakslased on tegelikult head inimesed. Võt see sama ei ole. Ma mõtlesin, et lähed sinna üürilaad ja ütleb sulle üks päev, et nain ja viskab välja. Nad on niivõrd viisakad ja tegelikult toredad ja puhtad sakslased, kui minna kuskil, näiteks toidupoes järjekorras, sul on 3 asja. Näiteks, tal on terve käru ees. Vahet ei ole, kes see on noorem inimene, vanem inimene, väga tihti mul vaadatakse otsa, teil on 3 asja, palun minge ette. Ei ole küsimust. Ja väga viisakalt, jah. See on rikas vana Euroopa just, ikkagi selline mentaliteet, eks ju. Natuke parem on ju. Aga võtame nüüd selline veel ikkagi üks kinnisvara mõte, et vaata, me rääksime nii-öelda
Würzburgist ja sellest portaalist, aga Würzburgist kui ülikooli linnast, eks ju, 103, no Würzburg, ma ütlesin õigesti. jah, Würzburg. Näed. Ta ei ole T-ga, ta on Z-iga. Würzburg. Et kas meil on näiteks niisugune linn nagu, no hästi hea võrrelda Eestis nagu Valga. Ja. Valga siis võiks olla niisugune, noh, seal on elanikke alla 10 000, eks ole. Et kas sa oskad öelda ka Saksamaal niisugust Würzburgist nii kaugel kui Valga, et selle üüri kohta oled sa mingite tuttavatega rääkinud, kuidas seal see elu käib? Seal on odavam ja seal... Kas oluliselt, et neil on nagu jõhkralt 80 kilomeetrit ja hind kukub nagu 80 kraadi? Mina sain nii palju sellest asjast aru, et ta ei kuku üle poole võrra, aga ta on julgelt 40% ja kuni 50% soodsam. Vahemaa määrab ja siis määrab ka seesamane, et kui lähedal sa oled autobaanile ehk siis nendele kiirteedele ja määrab see, millise kvaliteediga need hooned seal, ehk siis samamoodi viisakas korter maksab rohkem ja kehvem korter maksab vähem. Aga erinevus ei ole nii suur kui meil? Kas nii drastilist vist ei ole. Et sellepärast nad tahavad seda kiirautobaani siin Eestis teha? Nad käivad ju väga paljud käivad nii, et käivad tihtilugu nädala sees, käivad ju teises linnas või kuskil kaugemal käivad tööl ja neil on see oluline, see kiirühendus, et et täiesti vabalt inimene käib 400 kilomeetrit teises linnas, käib tööl, sest tema töökoht on seal. Ikka päris kaua sa sõidad isegi, kui sul on see, et ma saan aru, et Saksamaal on keskmine rida valdavalt on täitsa nii, pane palju tahad või? 130 ja kui on kolmas rida ja on märgid, näitavad, et piirangud pole, no siis jah, põhimõtteliselt nii palju kui tahad, aga tee, mis tahad, auto üle 400 välja ei võta ja siis... seda, ma tean, Saksamaal ja see oli, minu meelest oli tundi tööle. Ja Bayeri liidumaal tehti selle uhke Bugatiga tehti see test ära ja siis nad tegid seda päisepäeva liikluse sees ja siis asi lõppes sellega, et kohaliku liidumaa mingi kantsleri asjad võtsid selle video kokku, et teate mehed, et põhimõtteliselt nii see pole nüüd ette nähtud, et kui te järgmine kord seda üritate, küll liikluspolitsei leiab teile midagi, millega teid kottida. Et tõmmati ikkagi kriips peale, et sa pead arvestama liiklusoludega, et jah, kui sa näed, et on öö ja on tühi ja tõesti tahad riskida, siis sa saad selle 400 ära teha, aga ütleme nii, et päisepäeval keset liiklust sa ei tohi seda teha. Ma arvan, iga, ma ei teagi, Bugatti on ikkagi, ma ei tea, kuidas firmad on, et oleks Porschega teinud. Porsche on ju vana Saksa firma, et Bugatti on Itaaliast oma selle pärast. Bugatti jäi üks jüpti vahele, millest oli suur uudis, oli Saksa uudistes ka, et oli Porsche Panameraga tehti 300 kilomeetrit tunnis ja oli 130 alas, kus oli piirang 130 peal ajutised märgid väljas ja ta sai mingi väga suure trahvi sai ja nad said kiiruskaameraga tal nii kätte, et tal oli üks käsi oli rooli pealt lahti, mis oli nagu väga keelatud tegevus. Ahso. No jah, eks kell võlmfoni. Saksamaal on liidumaad, on olemas see, et sul on spetsiaalsed kaamerad, meil on muidu kiiruskaamerad, aga see kaamera on kuskil sillaposti küljes, mis vaatab seda, kus su käed on, kus sul peaks telefon käes olema. Ta kuidagi see kaamera tuleb sellest aru. Sellest tuleb sul trahv koju. On olemas liidumaa. Sügeleb siit, päris hea. Ikkagi probleem. Lõpuks. Kannatad ära. Et sügeleb. Aga me oleme siin pikalt rääkinud, et me peaks mõtlema välja, et me oleme tavaliselt kuulajale öelnud eelmise saate ajal, et 3 asja, siis kui normaalne saate. Ja siis kui oli see normaalne saate, et siis... et kui me teeme pingerea, siis meil on kõik normaalsed. Esikolmikus on kõik normaalsed saate. Aga need 3 asja, mis me nagu siit nii-öelda targaks saime, et me peame natukene mõtlema, et mina mõtlen, et kõigepealt on see üks kuldse börsilaadne, ütle veel see. IB-Einkleinanzeigen.de IB-Einkleinanzeigen.de Oli välja küll. DE, mõtlesin. Kuulsin nii. See on üks asi, et sealt võid leida, siis tutvus loeb rohkem kui siin. Sest muidu on väga raske leida võib-olla keerukas. Võiks olla töö. Peab oskama. Keelt peab oskama. Ilma keeleta sinna ei lähe. Ingliskeelsel väga ei aita. Osad ei räägi põhimõtte pärast ja osad räägivad kehvasti. Noored räägivad rohkem, aga noortel endal kinnisvara käes veel ei ole. Sprechen Deutsch. Ja. Muss sprechen Deutsch. Nad juba oli ühte sõna ei saanud. Et see nüüd ja siis see 3. asi, mis proovi saada maante äärde elama.
et autobaani kõrval ja proovi saada, et autobaan jääb järjest vaiksemaks. Kui sa päris kesklinna ei saa, siis vähemalt Autobaani kõrval on isegi hea. Miks on autobaani kõrval hea elada, kui sul on vaja käia kas või 50 kilomeetrit teise linna tööle, on see, et Saksamaal nüüd need kohalikud teed, mis lähevad, ütleme tavalised väiksed teed, mis lähevad kuskile, kui nad läbi külade lähevad, siis on neid külades sees on väga tihti teed kitsad, nad on ikkagi, ütleme, üle 100 aasta tagasi ehitatud majadega, nad on üpris kitsad ja seal on väga tihti ummikud ja seal on väga tihti on see, et neil on autod pargitud, nagu Tetris on pargitud, seal on tühikud vahel ja see võtab ummikuse liiklusega sellised ummikud, et sa ei jõua lihtsalt kohale tööle õigeks ajaks. Sul on lihtsam lähimale autobaanile keerata, sõita see jupp ära ja see viimane jupp sinna tööle sõita, et see on selle asja mõte, miks see olemas on. Et algselt naljaga öeldud, et tegelikult kõige tähtsam autobaani küll. Et ühesõnaga need 3 asja kokku. No nüüd ka siis väga informatiivne saade sai, et kui tahad Saksamaale minna, siis meie käest saad infot, ega me Üllari kohta teile rohkem midagi ütle, et minu kaudu. Kes tunneb, see tunneb. Just. Ja tema kaudu ka, ja. Võib küsida. Ega ma inimesi aitan hea meelega, kui on mõistlikud küsimused. Aga kõigepealt keeli õppida. Jah, ilma keeleta ei ole Saksamaal mitte midagi teha. No aga aitäh kõigile kuulajatele ja järgmise kauni riigini. Jah, nagu just. Palun. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.